Tänane virtuaalse raamatuklubi podcast on külla tulnud Lihula raamatukokku. Mina istun siin täna koos Eleiniga. Tere, Elein. Tere, Kai. Tahtsin küsida, et mida sina arvad, kui palju noored tänapäeval loevad? Aastatega pole see arv mitte grammigi muutunud, ütleme ausalt. Kõik loevad nii nagu 20 aastat tagasigi. On selliseid nagu sina, kes loevad 700 korda rohkem kui näiteks mõni teine meil siin. Et iseenesest numbrid on ikka samad. Aga mis sa arvad, kuidas võiks lapsi rohkem kutsuda raamatute poole või kuidas huvi suurendada raamatute vastu? No iga lapsel on mingi asi, mis temale meeldib konkreetselt ja samas, et siis ongi selle jaoks on raamatukogu töötaja, kellega koos on võimalus leida just see, mis temale meeldib. Et küsida, et mida ta vaatab, multikad, mida ta mängib, filmid ja selle kõige ainetel hakata seal kokku kombineerima, et missugune see raamat võiks olla. Sest et midagi peab nii või naa lugema. Jah, aga kas lapsed on midagi kohustuslikust kirjandusest näiteks rääkida, kuidas üldse ei meeldi või kas mingid nurinaid tulnud? Mõni üksik on see, kellele meeldib. Oleme ausad. Aga mis sa arvad, kas tänapäeval lähevad raamatud pigem e-raamatuks ümber või on ikkagi paberkandjatel raamatud populaarsed? See on selline 50-50. On neid, kes leiavad, et on mugavam käia kõrvaklapid peas ja kuulata see raamat läbi. Ja on ka neid, kes lähevad sinna enda tuppa voodisse kas või panevad tule põlema ja võtad raamatu kätte ja loevad ja lihtsalt lülitavad ennast muust maailmast välja. Aga kumma sina eelistad? Raamatu lugemist. Ma muidu ei töötaks siin. Jah, aga mida sa soovitaksid näiteks minusugusele inimesele lugeda? Mis sa soovitaksid minusugusele noorele lugeda? Vanuseliselt või sinu? Vanuseliselt pigem siuke noor inimene 13-17 siukes vanuses vahet, mis sa soovitaksid lugeda? See on kõige keerulisem küsimus selles suhtes, et ongi see, et nagu sina isiklikult oled see, kes loeb hästi palju, samas et kõrval on need, kes põhimõtteliselt ei loe mitte midagi või tuleb nad välja osta, et nad loeksid kas või midagigi. Et siis on nagu väga raske midagi soovitada. Aga kõige põhilisemad on Tomuskid ja mis on nagu sellised kergemad, et ma alustan tavaliselt nendest lihtsamatest ja siis, kui arvab, et on liiga lihtne, siis lähme natukene siukse. Aga mis tasemel sa oled näiteks meil siin istub Jakob? Mis raamatut võiks tema tasemel inimesele pakkuda? Temale ma pakuksin Lumekuningannas. Hans Christian Anderseni oma. Mis küsimustega aitaksid sa lapsel leida raamatut, mis talle sobiks? Mis sind huvitab? Kõige põhilisem. Ütleme, et mind huvitab seiklus. Seiklus sellisel juhul on see, et kas sind huvitab vanamaja seiklus, uuemaja seiklus, kas sind huvitab fantaasia või sind huvitab lihtsalt selline elementaarne, kus ei oska. Ei käi. Duubel 1, mõte 6, action. Mida sa soovitaksid täiskasvanutele, kes võib-olla ei ole siuksed fantaasi inimesed või sellised? No seal sõltub sellest jällegi, et kas ta tahab krimi, kas ta tahab armastust või ta tahab vahepealset. Või ta tahab hoopis elulugusid, ajalugu, kunsti. Et see on nagu väga laia valik, mida neile pakkuda. Aga mis on täiskasvanute seas kõige tuntum? Mis asi? Raamat, auto? Raamat või žanr või selline? Hetkel on krimi. Aitäh, Elein, et meid võõrustasid. Loodame, et sind ka edaspidi näeme. Ikka teinegi kord. Oli meeldiv. Action!